ja praegu me oleme siis toredal näitusel, kus me eksponeerime siis erinevaid katseriistasid, mis on jäänud küll ajaloo hämarustesse, aga mida siis meie tudengid eluprojekti raames taas ellu äratsid. Otsisimegi välja Pedagoogikamuuseumist erinevaid vanu füüsikakatseseadmeid, et tudengid pidid nendele andma siis uue sisu ja tähenduse, mis mulle isiklikult väga meeldis, oli kunagine ammune kolleeg Viktor Erlemann, kes siis oli esimese vabariigi ajal füüsikaõpetaja ja kes siis oli väga erinevaid katseriistu ise välja töötanud ja ise ka ehitanud. Ja siin on just üks selline takistusmagasin. No siin all on selline traditsiooniline, ütleme, muudetav takisti ehk siis reostaat, aga see Erlemanni tehtud selline takistusmagasin on selline ühe puu alusel siis sellised traadid pandud siin üles-alla sätitud ja siis saab vastavalt siis vajadusele saab neid seda traadi pikkust siis muuta ja saab näidata, et juhtme või juhi takistus on võrdelises seoses juhtme pikkusega. Ja tegelikult on siin veel selle üks aabits, seal sees on veel põnevaid asju, kus saab näidata tegelikult ka ära, et takistus sõltub veel erinevatest ainetest, jah, et millest see juhe on valmistatud. On ta alumiinium, on ta vask või mõni muu metall. Ja siis veel ka ristlõike pindalast. Ma just ise mõtlen, et tegelikult võiks selliseid katseriistu ka tänapäeval olla lausa müügis, et see on väga andekalt ehitatud ja siis kui näiteks see veel ühendada tänapäevaste selliste digitaalsete sensoritega, siis on eriti huvitav näidata, kuidas vana maailm ja uus digiajastu kokku sobitada. Minu lemmik siis katseseade oli tegelikult Erlemanni poolt loodud Archimedese vangrikene, mis oli siis selline puust klots, millel olid rattad all ja selle klotsi peal küljes oli siis selline silinder, kuhu läks vesi sisse ja silindri all oli selline väikene kraanikene ja sealt oli võimalik siis tilgutada välja vett. Ja seda kraani sai parajasti niimoodi seada, et see tilk näiteks kukkus iga sekundi tagant. Ja see tilk siis jättis põrandale jälle, panid selle vangrikese liikuma ja siis ta tilgutas iga sekundi järel tilga maha ja siis said neid tilkade vahelist kaugust mõõta, see andis meile teepikkuse, teepikkus oli antud ja aeg ka ja sai kiiruse kätte, selle vangrikese kiiruse niimoodi. Et selline nutikas seade. Tänapäeval on selleks nutivankrid, sõna otsas mõttes nutivankrid, mis on siis sellised digitaalsed sensorid, mis juba tegelikult paned nad liikuma ja nad joonistavadki arvutisse selle graafiku ja annavad kiiruse ja nii edasi. Meil on suur mure, et füüsikaõpetajaid ei jätku. Jah, see mure on tõsine ja eks see ole ka üks eesmärk, et selline näitus üles seada, et seda füüsikat populariseerida. Me käime tegelikult, meie õppejõud käivad ka koolides neid asju kõiki rääkimas, käime rääkimas siinsetest ka meie ülikooli õpivõimalustest ja me siiralt usume, et ikkagi see protsess kuidagi pöördub paremusse ja noored hakkavad siis meile tulema õppima.